Minu nimi on Mairi Annuk ja ma olen Kaitseväe toetuse väejuhatuse materjaliteenistuse, materjali planeerimise ja arvestuse jaoskonna toitlustussektsiooni nõunik. Ja minul paluti tulla teile tutvustada Kaitseväe kuivtoidupakki. Antud 20 minuti raames sooviks teile tutvustada kuivtoidupakkidest järgmise alateemasid. Mis asi on Kaitseväe kuivtoidupakk ja milleks on ta vajalik? Pisut räägiks teile kuivtoidupakkide ajaloost, kuivtoidupakkide toodetest ja pakenditest, kuivtoidupakile esitatavatest nõuetest, kuivtoidupaki arengust ja lähemalt räägiks teile Kaitseväe 24 tunni kuivtoidupakist ja põgusalt tutvustaks ka erinevaid 24 tunni kuivtoidupakke ja ühe söögikorra kuivtoidupakki. Ning lõpetuseks räägiks pisut ka kuivtoidupakkide arengusuunast. Mis on Kaitseväe kuivtoidupakk? Kaitseväe kuivtoidupakk on Kaitseväele tsentraalselt hangitud, komplekteeritud üksikvõitleja toidupakk, mis tagab toiduenergiaga varustatuse etteantud aja jooksul. Milleks on kuivtoidupakki üldse vaja? Kuivtoidupakk on vajalik tarbimiseks välitingimustes, väliõppustel, kus ei ole võimalik tagada toitlustamist kas toitlustuskomplekside baasil või väliköögiga. Pisut räägiks ka nüüd kuivtoidupakkide ajaloost. Alguse sai kõik ideekonkursist 2003. aastal, kus peastaabi poolt tol ajal tehti ideekonkurss Kaitseväe kuivtoidupakkide arendamiseks. Antud konkursi raames sooviti ideekavandeid selle kuivtoidupaki arendamiseks. Ideekonkursi võitis MTÜ MRE toona ning nende poolt tagati Kaitseväele tol ajal valmis komplekteeritud kuivtoidupakid. Lisaks aga komplekteeriti ka väljaõppekeskuste toitlustuskompleksides personali poolt kuivtoidupakke ning nende kvaliteet ei olnud ühtlane. Samal ajal sooviti ühtlustada toitlustuskompleksides ka toidu kvaliteeti ja seetõttu ühendati idee, et ka kuivtoidupakk võiks olla tsentraalselt hangitav ja kvaliteet tagatud kindlate nõuete alusel. Ja sellest ka sai alguse esimese hanke korraldamine 2008. aastal, mille tulemusena pakuts üks lepingupartner MRE Tootmine OÜ Kaitseväele valmis komplekteeritud kuivtoidupakki. Firma suutis tagada väiksemates kogustes Kaitseväele nimetatud pakke, kuid Kaitseväel suurenesid vajadus nende pakkide osas ja ettevõte ei suutnud enam tagada vajalikku mahtu. Ning Kaitsevägi pidi korraldama uue hanke. Enne uue hanke väljakuulutamist viidi läbi 2 uuringut. Üks uuring viidi läbi selleks, et Kaitseväel kuivtoidupakk saaks arenguhoo sisse ja viidi läbi küsitlus 2009. aastal kaitseväelaste seas, mida võiks parandada. Teine uurimus oli, et kas Eesti turul on selliseid ettevõtteid, kes suudaks tagada Kaitseväele ühtset kompleksset kuivtoidupakke. Kahjuks tol ajal ei olnud see võimalik ja järgmise hanke korraldas Kaitsevägi selliselt, et hangiti tooted eraldi ja pakendamise teenus eraldi. Kaitseväel jäi roll
koostada kuivtoidupakkide sisu ning anda siis spetsifikatsioonid pakendamiseks pakendajateenust osutavale ettevõttele. Läbi selle sai Kaitsevägi siis toona kuivtoidupakkidele juurde erinevaid ratsioone ja tekkis ka vajadus ühesöögikorra pakkide järgi, mida siis samuti selle hanke raames hakati soetama Kaitseväele tsentraalselt. Kolmanda riigihanke toimumisel peamiseks sooviks oli saada Kaitseväele enam kuivtoidupakkide liike ja enam ratsioone ning üks olulisemaid aspekte oli saada veel pikemat kuivtoidupaki säilivusaega. Ja nimetatud hanke raames siis saadigi 3 aasta säilivusega kuivtoidupakk ning ratsioonide valikud suurenesid, kus siis 24 tunni pakke oli kokku 11, milles siis 1 pakk oli kergpakk ja 2 suurendatud toiteväärtusega kuivtoidupakki. Samuti hangiti ka ühesöögikorrapakke ja 2 söögikorrapakke. Tol ajal 2 söögikorrapakkide hankimine ei õigustanud ennast, sest selle rolli täitis ka 1 söögikorrapakk ja peale esimest tellimust rohkem neid ei tellitud. Nüüd viimase hanke ehk käesoleva aastal tehtud hanke raames olid siis peamisteks ootusteks kuivtoidupakkides pearoogade valikut suurendada ja pakkuda sealhulgas dehüdreeritud või siis külmkuivatatud tooteid. Ja see ka õnnestus. Teiseks ootuseks oli suurendada erinevate 24 tunni pakkide liikide valikut. Nagu slaidilt on näha, siis on Kaitseväel nüüd 3 erinevat liiki 24 tunni kuivtoidupakki veel lisaks, ehk siis need on siis suurendatud kalorsuse kuivtoidupakk, kergpakk ja taimetoidupakk. Kõikidel nimetatud pakkidel on siis säilivusaeg 3 aastat. Jätkuvalt hangime ka 1 söögikorra kuivtoidupakke, mille säilivusaega siis tõsteti nüüd antud hanke raames 2 aastale. Nüüd aga räägiks teile lähemalt Kaitseväe 24 tunni kuivtoidupakist. Kuivtoidupakk peab tagama tarbijale nõuetekohase päevase energia ja toitaine vajaduse säilitamaks kaitseväelase võitlusvõimet. Samas peab aga kuivtoidupakk olema kompaktne, optimaalse kaaluga, kergelt kasutatav, sealhulgas siis tooted hõlpsalt avatavad ning pakis peab olema toit kiiresti valmistatav, sest kaitseväelasel on söömisaeg alati limiteeritud. Kuivtoidupakile on nüüd mul kadus siit see pilt, vabandage ära, kas saaks abi, sest mul siin liigub, aga ta ei liigu edasi või? Jah, seal ekraanil ei liigu edasi. Nüüd läks tagasi või? On see edasi? Vaat siit, kas on see õige leht, ei ole? Ei ole. See ka ei ole, nõuded. See on õige leht või? Aitäh. Kuivtoidupakkidele on siis ette antud veel nõudeid mõõtudele, kaalu ja välispakendile, et toidupakk ei võtaks kaitseväelase varustusest liiga palju ruumi ning ei oleks liiga raske kaasas kanda lisaks muule varustusele. Kuivtoidupakkidesse komplekteeritakse toiduaineid, mis säilivad temperatuuril 0–+25.
kraadi. Seetõttu on kuivtoidupakk tarbitav pea igal ajal ja heaks alternatiiviks üksikvõitlejale väljastamiseks, kui ei ole võimalik tagada värsket sooja toitu. Kuivtoidupakile lubatud maksimaalne hind on määratud kaitseministri määrusega. Järgnevalt 2 slaidil on toodud Kaitseväe kuivtoidupaki arengust läbi erinevate aastate. Nagu slaidil on näha, on paki säilivusaeg pikenenud 3 aasta peale, erinevate ratsioonide arv on suurenenud, muutunud on paremaks rühmapaki välispakend ja ka üksikvõitleja pakk, välispakend. Toodete valik on läinud aegade jooksul paremaks. Näiteks 2 viimase hanke raames on saadud šokolaad ja kohv kuivtoidupakkide osakomponendiks, mida varem tuli väljastada lisaväljastusena, sest need tooted ei säilinud 3 aastat, nagu pakki oli nõutud. Ja toona ei pakkunud ka hankijad hanke raames neid tooteid. Veel on muutunud võrreldes eelnevate aastate 24 tunni pakkidega peoroogade valik mitmekesisemaks. Pakki on saadud oodatud pastatooted ja ka pearoogadest sai valikut täiendatud dehüdreeritud ja külmkuivatatud pearoogade näol. Sortimenti jookide valiku osas on lisandunud tee, kohvi ja energiajookide kõrvale kakao ja multivitamiinijook ning leibadest on hea tagasiside saanud konservleib, mida leidub nüüd pea kõikides kuivtoidupakkides. Ja uue tootena on lisatud sisse pakki närimiskumm, mis ehk muudab paki sisu isikupõhiselt pisut hügieenilisemaks. Kaitseväe 24 tunni kuivtoidupaki olemusest ja vajadusest olen eelnevalt juba teile nüüd põgusalt rääkinud, aga siinkohal mainiks ära, et kus siis kasutatakse Kaitseväe kuivtoidupakke ja kes on nende tarbimisel sihtgrupiks. Kaitseväe kuivtoidupakk on kõige enam kasutatav kuivtoidupakk Kaitseväes, mida Kaitseväes siis tarbitakse nii üksuste sõjalistel väljaõpetel kui ka Kaitseväe suurõppustel, nagu näiteks Kevadtorm ja Siil. Lisaks Kaitseväe üksustele tarbivad vajadusel ka neid samu 24 tunni pakke erinevad Eesti riiklikud institutsioonid, sealhulgas Kaitseliit, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet. Samuti on võimalus Eesti noortel kokku puutuda selle pakiga, valides kas siis gümnaasiumi klassides või kutseõppeasutustes õppeaineks riigikaitseõpetuse ning antud õppeprogrammi raames tutvustatakse ja läbiviidavates riigikaitselaagrites siis tarbitakse samamoodi neid kuivtoidupakke. Siin on siis näidis, et kes siia laua peal ei näe, et siin laua peal on ka välja toodud üks kuivtoidupakk, kus on siis komponendid, mis kuivtoidupakk sisaldab. Selline näeb siis see välispakend 24 tunni pakel. Lisaks nüüd väljaõpetel kasutatavate 24 tunni kuivtoidupakkidele tarbitakse Kaitseväes ka erinevaid 24 tunni pakke. Neid on Kaitseväel siis 3 liiki: suurendatud kalorsusega kuivtoidupakk, kergpakk ja taimetoidupakk. Teatud õppuste raames on kaitseväelastel oluline tarbida suurema energiakao tõttu suurendatud kalorsusega kuivtoidupakke ning mõnikord on aga hoopis tähtis kergem paki kaal.
Selleks siis komplekteeritigi 2013. aastal suurendatud kalorsusega kuivtoidupakk ja kergpakk. Nüüd 2017. aasta hanke raames uueks liigiks tuli juurde nüüd taimetoidupakk. Taimetoidupaki vajaduse on tinginud asjaolu, et aastatega on kaitseväelaste seas taimetoitlaste osakaal mõnevõrra kasvanud ning nimetatud sihtgrupile oli vaja luua eraldi kuivtoidupakk. Järgnevalt tutvustaks teile põgusalt neid erinevaid kuivtoidupakke. Suurendatud kalorsusega kuivtoidupakk on kasutusel kaitseväes kaitseväelaste seas, keda on vaja toitlustada väliõppustel, mis toimuvad külmades oludes ja oma olemuselt eriti raske füüsilise koormusega õppustel. Erinevus 24 tunni pakiga võrreldes on antud paki suurem kalorsus, mis on saavutatud siis lisades rohkem tooteid pakki. Siin on siis üks näidis ka suurendatud kalorsusega kuivtoidupakist. Kergpakk leiab kasutust Kaitseväes ja Kaitseliidu üksuste seas, kelle jaoks on siis oluline kriteerium just paki kergem kaal. Võrreldes 24 tunni pakiga on nimetatud pakis läbimõeldud komponentide lisamine, arvestades nende kaalu. Näiteks ei ole pakis valmis konservrooga, vaid pearoad on kas siis dehüdreeritud või külmkuivatatud tooted, mis tagab oluliselt kergema paki kaalu. Siin on siis üks näidis antud pakist. Taimetoidupakk on Kaitseväe jaoks täiesti uus 24 tunni pakiliik. Pakk on lähtuvalt sihtgrupist komplekteeritud spetsiaalselt neile mõeldud toodetest, mis sisaldab roogasid 3 toidukorraks ja tagab ööpäevaks vajaliku toiduenergia varustatuse ja toitainete hulga kaitseväelasele. Kuna nimetatud kuivtoidupakki ei ole eelnevalt tarbitud Kaitseväes, siis puudub ka teadmine, kuidas selline pakk vastu võetakse, aga loodetavasti vastab taimetoidupakk tarbija ootustele. Pakkidest räägiks veel siis nüüd ühe söögikorra pakkidest. Ühe söögikorra pakk on olnud oluline toidupaki liigina juba üsna kuivtoidupaki ajaloo algustest. Ühe söögikorra kuivtoidupakk võimaldab tagada toitlustamise 1 toidukorraks ning seeläbi muudab Kaitseväes väliõppustel toitlustamise paindlikumaks. Paki sisu on läbi aegade muutunud, kuid erinevate ratsioonide arv seeläbi mitte. Ja pakend on samuti teistsugune kui 24 tunni pakil. Pakitud on tooted minikrippkilekotti, mis on siis hõlpsasti avatav ja taas suletav ning jätab tarbijale võimaluse seda ka mitmel erineval moel kasutada. Ühe söögikorra kuivtoidupakk on komplekteeritud lähtuvalt Kaitseväe vajadustele, kuid aeg-ajalt tarbivad neid toidupakke lisaks Kaitseväele ka Kaitseliit ja Politsei- ja Piirivalveamet. Siin siis mõned 2 pilti teile ühe söögikorra kuivtoidupaki pakist. Lõpetuseks räägiks teile ka kuivtoidupakkide arengusuunast. Kuivtoidupakkide arendamise all mõtleme pakkide toodete ja pakendi paremaks muutmist. Kaitseväel on soov, et pakkide sisukomponendid oleksid veel mitmekesisemad, kergema kaaluga, pakendatud Kaitseväe jaoks sobivamatesse pakenditesse, aga sealjuures vajame ka, et tooted oleksid tervislikud ja tarbija jaoks maitsvad, kuid säiliksid veel kauem kui 3 aastat.
Ning siinkohal peaks ära mainima ka asjaolu, et suurimaks väljakutseks on olnud kuidtoidupakkide hankimisel ja komplekteerimisel leida Eesti turult sellistele nõuetele vastavaid tooteid. Pakendamise osas oleme seadnud eesmärgi, et pakendid, sealhulgas siis ka üksikpakendid, oleksid rohkem vastupidamad ja lisanduks erinevaid pakiteratsioone. Kaitsevägi on saavutanud eelnevalt püstitatud eesmärgid, kuid kiiresti arenevas tööstus- ja tootmisettevõtetes on pakkuda aina uusi ja paremaid tooteid ning lahendusi pakendamisele, mis kindlasti aitaksid kaasa ka kaitseväes kuidtoidupakkide arengule. Tänan tähelepanu eest ning võimaluse korral tulge tutvuge kaitseväe kuidtoidupakiga. Jaa, ikka. Jah. Üks hetk. Kõike muid. Et te rääkisite küll nendest pakendamise erinevatest võimalustest, et praegu üks, võib-olla see on minu spetsiifiline probleem või mõningate üksuste spetsiifiline probleem, et need pakisisud kipuvad väga krõbisema ja kui sa oled ikka 12 tundi kuskil väljas ja sa pead olema vaikuses, no sul jääb söök söömata seal suures plaanis võib öelda. Et tõesti, kõiksugused need halvaapakid, kõiksugused need soolaste küpsiste pakid, need on nii krõbisevad, et see välispakend on okei, aga see sisude pakendumine on paljudel juhtudel just kergpakis, et nad on sees. Tavaliselt kasutatakse neid kergpakke sellistel puhkudel, sealt küll selekteeritakse välja endale sobilikud toitained, aga ka need krõbisevad. Mitte kõik, aga paljud. Et sellele ma soovitan küll sügavamat tähelepanu pöörata. Äkki olete 10 meetri kaugusel oma objektist, mis siis saab? Aitäh! Aitäh teile ka. Siinjuures ongi Kaitsevägi soovinud kõikidel kaitseväelastel osaleda küsitlusel. Eelnevalt, kui toimub järgmine kuidtoidupaki hange, siis me alati võtame arvesse ka kuidtoidupakkide küsitlustel välja toodud ideid. Et kindlasti on võimalik igasuguseid erinevaid arenguid teha veel kuidtoidupakkide juures ja sinnapoole oleme me veel teel, et kõik igasugune tagasiside on alati teretulnud. Mul on ka üks küsimus Heidi Tormet Naiskodukaitsest. Et millal läheb Kaitsevägi üle ainult pehmetele pakenditele, et vahetab välja need konservid ja teiseks, et millal jõuab Kaitsevägi selle arenguga, nagu on Leedu kuivtoidupakid või USA omad, kus on kaasas need soojakotid, et saad toitu soojendada, mitte et sa peaksid seda katelokis tegema. Aitäh! Siinkohal on see, et kuna Eestis ei toodeta selliseid tooteid, selles pehmes pakendis valmis toitusid, siis ei ole ka sellist pakki praegu hetkel mõeldud. Aga me oleme sammukene juba edasi sellele, et juba selle aasta hanke raames oleme välistanud ühe konservpearoa. On kuivtoidupakis üks dehüdreeritud või külmkujutatud toode, mis tõttu siis üritame seda konservi välistada nii palju, kui on võimalik. Aitäh! Võib-olla ma vabandan nende jaoks, kes me läheme siin väga spetsiifiliseks, aga see on siin kaitseliitlaste kretinism. Küsimus paki mõõdu kohta. Et paki mõõt on loodud tegelikult võttes arvesse Kalvi Linda esimese põlvkonna jalaväerakmete küljes olevat kotti. See toidupaki kott lahingtegevuses on äärmiselt suur, segav, kohmakas, kui sa tegeled madalroomamisega, siis ka äärmiselt demaskeeriv element. Küsimus. Tänapäeval minnakse järjest rohkem üle mollekinnitusega vestile, mis tähendab seda, et sul on küljes
oluliselt rohkem paunu ja kotte kui tavalise jalaväerakmetega, aga need paunad ja kotid on oma mõõdult väiksemad. Kas on mõtet seda, et asjades situatsioonis, kus kõik maailma asjad lähevad järjest väiksemaks, kas või see sama 24 tunni pakk jagada 3, kuid oluliselt väiksemasse pakki? Ühesõnaga, mõõtude vähendamine. Aitäh! Selleks, et nüüd inimene saaks endal jagada neid toidukomponente, selleks on olemas siin kuitoidupakis eraldi minikrippkilekott, kuhu on võimalusel võimalik siis vastavalt vajadusele jagada neid, lisada sinna minikrippkilekotti ja panna siis sinna sobivasse kohta, kuhu vaja on panna. Ja põhimõtteliselt on kõik arendamise teema, et kui tagasisides tuleb, hetkel ei ole keegi seda tagasisides esitanud meile, et see on hea teada. Tuleviku raames võtame seda kindlasti ka arvesse. Aitäh teile! On see, eks ju? Kas ma saan siit ka lasta? Jaa, saab ja tegelikult on sellega ka. Ma panen praegu selle pildi võtta ja siit selle puldiga on ka hästi mugav. Kahe sellega. Siis tere ka minu poolt. Olen Ave Proos Naiskodukaitsest ja tahan teile tutvustada ühte kohe-kohe valmivat abivahendit, millest on siin täna varasemalt ka juba juttu olnud, ehk siis ühte elanikkonnakaitsealast mobiilirakendust. Et kui me juba päeva alustasime sellega, et meie siseminister ütles, et see, et inimesed üleüldse oleksid nagu võimelised ja nagu valmistuma ja et nad mõtleksid selle peale, et selleks tuleb nendes huvi äratada selle teema vastu. Ja seda me selle mobiilirakendusega siis teha nagu proovime. Mis selle mobiilirakenduse eesmärk on? Nagu esinaine Airi Tooming ennem juba ütles, on Naiskodukaitsel üks äärmiselt selline kompaktne ja väga vajalik kursus, ohutushoiu kursus. Aga kahjuks, kuna me koolitame ka selle ohutushoiu kursuse instruktorid ise, siis hetkel suudame me koolitada esialgu ainult iseenda liikmeid ja me ei suuda seda koolitust pakkuda, ütleme, lähema siin aasta-paari jooksul elanikkonnale laiemalt sellises mahus, nagu me tahaksime. Aga mobiilirakendus annab võimaluse neid samu teadmisi väga kompaktselt ja väga lühidalt ja väga lihtsalt tegelikult inimestele edasi anda ja see on üks eesmärk, mida me sellega teha püüame. Teine asi, mobiilirakendus hakkab sisaldama samamoodi väga lihtsalt läbi jooniste, videode, piltide, neid samu käitumisjuhiseid, mida elanikkonnakaitse rakkerühm hetkel välja töötab ja välja andmas on. Et see mobiilirakendus on siis üks kommunikatsioonivahend nende teadmiste edasiandmiseks inimestele. Erinevad Päästeameti poolt koostatavad juhendid, videod, õppematerjalid, neid kõiki on võimalik ka sellesse rakendusse sisse panna. Ja mis iganes muud juba praegu ka Naiskodukaitse poolt õpetatavad oskused, näiteks esmaabialased teadmised, need sinna rakendusse sisse kindlasti tulevad. Meie eesmärk on panna, me ei suuda me absoluutselt oleme teadlikud, et ühe mobiilirakendusega ei ole võimalik kogu elanikkonna käitumist ja hoiakuid kohe muuta, aga me proovime panna selle abivahendiga inimesi mõtlema, et nad mõtleksid rohkem sellele, et millised on need vahendid, kuidas on võimalik valmistuda, mis on need olukorrad, milleks üldse valmistuda.
Miks just mobiilirakendus? Et nagu te siit saate ka ise lugeda, on see, et infol pääseb ligi sõltumata ajast ja kohast, erinevatele juhistele, erinevatele siis videodele, kui tule meelde, kui te olete selle rakenduse ühe korra endale alla laadinud, siis te teate, mida see sisaldab ja teil on võimalik sellele ligi pääseda. Siis need põhilised juhendid on kättesaadavad ka siis, kui internetiühendus on maas. Kui teil on see rakendus mobiilis olemas, siis need juhised avanevad. Lihtsalt erinevad uuendused siis ei aktiveeru ennem, kui on internetiühendus taastatud. Kogu info on ühes kohas. Et kui praegu me võime leida tegelikult infot kümnetelt erinevatelt kodulehekülgedelt, siis me püüame siia koondada võimalikult palju erinevaid juhiseid, võimalikult palju erinevate informatsiooni, mida praegu leiab erinevate asutuste ja kodulehekülgedelt. Ja lisaks sellele, et kui on olemas veel Päästeametil ka paberkandjal erinevad juhised, brosüürid, et ka see info jõuaks siia mobiilirakendusse. Siin on täna juba juttu olnud ühest konkreetsest sihtgrupist, kelleks on noored. Et meie eesmärk selle rakendusega või see mõte on ka see, et piisab sellest, kui perekonnas on üks inimene, kellel on see mobiiltelefon ja kes seda rakendust kasutab, juba on suurem tõenäosus, et see teadmine jõuab sellesse perekonda laiemalt ka nende teiste liikmeteni. Ka selle, või ütleme, nagu me kuulsime, et vanaemad on meil kõik juba valmistunud, aga ka nende emade ja isadeni. Siis ma pärast näitan natuke lähemalt paari slaidi pealt, et on see koduste varude ülevaade ja kogunemiskohtade määramine. Need on sellised lisaboonus, et miks see rakendus on veel oluline ja et sealt saab seda jooksvalt jälgida ja siis sellega aktiivselt ennast teemas hoida. Atraktiivsus, mängulisus, et üritame seda rakendust hoida mitte passiivsena, et loomulikult on teatud osa juhiseid, mis on sellised punkt 1 käitumine selles olukorras, aga üritame kasutada võimalikult palju videomaterjale, võimalikult palju jooniseid, võimalikult palju erinevaid teste, mängulisust, et inimesed ka läbi nende testide ja mängude õpiksid paremini valmistuma ja oleksid rohkem teadlikud. Näitan mõnda näidet, mida see mobiilirakendus sisaldama hakkab. Need joonised on illustratiivsed, et kui te siin märkate praegu vigu, siis need vead saavad parandatud ja on juba praeguseks ka tegelikult osad asjad siin ära parandatud ja uuendatud ja tehtud. Näiteks sisaldab see ühe asjana mobiilirakendus kindlasti kõiki tähtsaid numbreid, mis tähendab seda, et ükskõik kuhu olukordade, kus satute, see rakendus võimaldab lisaks sellele, et te saate sealt numbrilt otse näiteks helistada vastavasse asutusse, mis iganes olukordade satute, siis te saate sealt ka infot, millise numbri pealt te mida saate, mis on need küsimused, millele teil peaks olema vastused ka anda ennem, kui te hakkate üldse helistama. Et ka selline informatiivne pool tuleb sinna juurde. Siis on võimalik luua nii-öelda isiklik profiil. See isiklik profiil võimaldab erinevate peregruppide loomist, erinevate siis, et teil on võimalik teha oma konto ja moodustada selline oma peregrupp, kes on ühes inforuumis, saab jälgida, et kuidas on teie kodused varud soetatud ja et teil on selline ühine ülevaade, et ei pea olema niimoodi, et ühes perekonnas 5 inimest kõik peavad kirja panema, millised kodused varud teil olemas on, et piisab, kui üks inimene seda teeb. Erinevad, väga palju on tõstatunud küsimused, kas see kõik on turvaline, siis nii palju, kui on praegu meil infot, siis selline turvalisuse lahenduste, kõige paremate lahenduste leidmine on töös ja meil on ikkagi selline põhjendatud teadmine, et see on täpselt sama turvaline, kui ka nii, nagu te kasutate kõik oma erinevaid kontosid. Et seda on võimalik luua üsna turvaliselt.
Siin oli juttu nendest kogunemiskohtadest, et on võimalik selline info edastamine, asukohast teavitamine, et näiteks kui ongi mingisugune kriisiolukord, siis infovajadus kohe tõuseb ja et teil on sealt võimalik näiteks luua ütleme, konkreetsete inimeste grupp, kes saavad teid oma asukohast selle rakenduse kaudu kohe teavitada. Et ei pea hakkama helistama ei koolimajadesse, ei politseisse ega kuskile kolmandasse kohta. Siis on siin olnud täna palju juttu kodustest varudest. Et kindlasti üks selline atraktiivne ja osa, mis saab olema sellel mobiilirakendusel, on see, et üsna detailselt on siin võimalik siis, me selgitame ära ka lähtuvalt nendest elanikkonnakaitse rakkerühma poolt välja antud juhistest, et need on, siinsed materjalid on nende juhistega kooskõlas, millised need 7 päeva kodused varud on, milline on see varustus, kui te peate kodust lahkuma, mida kaasa võtta, meditsiinivarud, et te mõtleksite oma lastele, lemmikloomadele. Ja siin on võimalik siis nagu mobiilirakenduse kaudu nii-öelda reaalselt ära ka siis märkida või sellist ülevaadet nagu pidada, mis teil juba olemas on. Seda on võimalik arendada tegelikult kuni sinnamaani välja, et millised asjad hakkavad aeguma, millised tuleks välja vahetada, et ega see koduste varude selline soetamine ei olegi mõeldud, et te soetate endale ühe kastijõu nurka ja see jääbki sinna. Et ega need varud ja need toiduained kas või mida te varute, need on sellises pidevas ringluses, vähemalt osad neist. Et selline võimalus. Ja tegelikult ma väga palju rohkem ei räägikski, et siin ennem ka oli juba juttu, et selline mobiilirakendus on olemas ja tulemas, et püüame sellise lähima 6 aja jooksul valmis saada ja lõpule viia nagu prototüübi, mis läheb siis testgrupile kindlasti katsetamiseks, et vähemalt lähima 6 aja jooksul igasugused ettepanekud, mis iganes mõtteid ka teil siin täna tekib või kui meie kuulajatel online'is tekib mõtteid, siis kindlasti siin minu meiliaadressile on need ettepanekud oodatud ja igati selles mõttes püüame erinevaid mõtteid arvestada, sest ükski mobiilirakendus ei ole nii, et me teeme ta nüüd täna valmis ja ta jääbki selliseks. Et nagunii on see pidevas arengus, pidevas muutumises ja kui on vaja sinna midagi lisada, siis kindlasti see saab ühel hetkel nagu tehtud, et selline pidev protsess, mis loodetavasti viib seda infot, et kui me ennem nagu siin nagu tõstatuski ka küsimus, et meil on küll olemas juhised ja kõik, et kuidas need inimeseni jõuavad, et siis me pakume ühte sellist abivahendit, et kuidas on võimalik mingisuguse sihtgrupini ühiskonnast jõuda. Püüame saada ettepanekuid. Alustame viimast paneeli. Kiidan kõiki vastupidamise eest. See on paneel, mis on pealkirjastatud kogukonnad elanike kaitsel, aga ma paneks siia alapealkirja, et tõepoolest uppuja päästmine on uppuja enda asi. Et me näeme, et väga suur osa vastutusest on tegelikult jäetud selles olukorras kogukondadele, üksikisikutele, aga rõõmuga näeme ka seda, et riik on hakanud lõpuks liigutama. Ma mäletan esimene kord, kui ma selle teemaga kokku puutusin, ma arvan, see oli ligi 15 aastat tagasi, ja siis ministeeriumid ütlesid, et see on lihtsalt võimatu, et me teeme midagi koos. Kaitseministeerium ütles, et tsiviilid pole meie asi, Siseministeerium ütles, et meil on siin oma päästeinimestega nii palju tegemist, et ei ole mõtet
praegu selle küsimusega meie poole pöörduda. Asi on edenenud ja sellest on kõvasti kasu. Võtame siit vasakult alates inimesed. Tarmo Tüür on Teeme ära talgupäeva eestvedaja ja Eestimaa Looduse Fondi juht, et need on 2 sellist märksõna, mida ilmselt iga Eesti inimene teab ja üks, mis kindel, et sellise võrgustikuga, sest viimase loenduse tulemusena oli siis ikka üle 52 000 inimese osa võtmas viimati Teeme ära talgutest, et see on selline jõud, et võib öelda, et kui teil on kellelgi häda käes, siis küllap kõik appi tõttavad. Võib-olla paari sõnaga sellest, kuidas hoida sellist võrgustikku ja sellel aastal oli väike nii-öelda kodanikukaitse maitse ka juures sellel kogunemisel, et võib-olla paar sõna räägid sellest. Jah, tervist. Et Teeme ära talgupäev sellises formaadis toimub aastast 2010. Enne seda olid siis mõttetalgud ja prügikoristustalgud veel. Ja et kui see sõna kogukond, mis on siin ju täna meie paneeli pealkirjas ka, on nüüd ka selline väga suur moesõna, ilmselt paljud on märganud, seda saab kasutada peaaegu igal pool, aitab kõige vastu, võib võtta sisse, määrida pealt ja nii edasi ja selle all ka mõistetakse üsna erinevaid asju. Et neis palju me seda täna siin kasutame ja mis tähendustes, aga Teeme ära talgupäev just nende kogukondadega tegeleb ja umbes 5 aastaga kaasa löövate kogukondade arv on enam kui 2-kordistunud, seal oli vist alla 1000 natukene, praegu on siis 2100 kogukonda, kes siis sel päeval midagi ära teevad ja võib-olla selliste tuntumate talgutegude kõrvale või pikemalt harrastatud talgutegude kõrvale, mida on siis mõnda sajandeid ja mõnda 10 aastat harrastatud, on ja viimasel 3 aastal on siis väga selgelt tulnud ka ohutuse teemad. Oleme teinud Päästeametiga väga head koostööd ja siis järjekorras aastate kaupa siis võtnud 9 talgupäeva selliseks fookuseks tuleohutuse, veeohutuse ja tänavusel aastal siis loodusõnnetusteks valmisoleku. Ja meie kogemus ütleb igal juhul seda, et kogukonnad tõesti on imerohi, nii nagu ma alguses ütlesin, et nad igal juhul hea meelega teevad. Võib-olla ei oleks õige rääkida lihtsalt kogukondade kaasamisest, vaid tulekski mõelda, et kuidas me suudame neid kõnetada ja kuidas me suudame neid tegutsema aidata. Et me ei saa kindlasti kogukondi ega inimesi käskida näiteks siis valmisolekut suurendada või lihtsalt anda neile infot ja eeldada, et kõik nagu tehakse. Et see on võib-olla see kõige suurem küsimus kindlasti ja ma usun, et riigil on siin üksi kindlasti raske, see vist ka siin juba eelmises plokis käis läbi, et kindlasti riigi sellised tavapärased suhtluskanalid ja suhtlusviisid, sõnastusviisid, nendest jääb nagu väheks, aga ühiselt koos siis vabaühenduste, kodanike liikumistega saab siin päris palju ära teha. Suur tänu. Ma arvan, et järgmine panelist, Krista Mulenuk, kes esindab täna Kodanikukaitse MTÜ-d ja Pärnamäe külaseltsi, on üsna hea näide sellisest aktiivsest kodanikust, kes ei kipu paigal püsima etteantud piirides ja kui võimalik, siis teeb rohkem kui kästakse. Et õnneks on selliseid inimesi palju ja usutavasti on ka nende poolt ettevõetavad asjad, nii-öelda tulesäde inimesed peavad olema igas kogukonnas selleks, et kogukonnad üldse liikvele saaks. Ja 2 lapse emana ma usun, et ka üks motiividest oli mitte ainult enda, vaid ka oma perekonna ja kogukonna eest seismine. Et
Kui sa räägiksid paari sõnaga, miks pärast sa seda teed oma põhitööle lisaks ja et kas see on andnud siis ka mingisugust tulemust? Ütleme niimoodi, et see teekond algas 3 aastat tagasi. Olin Iisraelis ühel konverentsil Eestit esindamas ja kuulsin esimest häiret. Ma pole väljaõpet saanud, nagu me eelmisest paneelist kuulsime, ja ma olin suht abitus olukorras. Ja see hetk ma langetasin otsuse. Ma ei soovi, et minu lähikonnas ja ma ei soovi ka, et Eestis on selliseid inimesi, kui nad satuvad kriisiolukorda, et nad on paanikas võib-olla isegi, nad on teadmatuses, et ma püüan kõik teha lähiajal selleks, et see olukord muutuks. Ma tulin Eestisse tagasi, sellel ajal oli ka Ukraina kriis haripunktis ja kindlasti see aitas ka selle valdkonna arendamisele kaasa, aga aktiivsed inimesed ka Eesti reservohvitseride kogust ja ka Marika tulid appi ja me algatasimegi sellise kodanikuühiskonna ümarlaua, mis siis pani kokku esimesed ettepanekud sisejulgeoleku arengukava täiendamiseks. Ja loomulikult enne jõule 2014. aastal me survestasime ka meie valitsust, saatsime oma ettepanekud teele ja ma ei osanud nagu esimene hetk midagi nagu isegi arvata, et kas see valdkond hakkab liikuma või mitte, aga ju siis oli aeg küps. Ja kindlasti oli ka väike selline meie pöördumise panus ja miks ma seda võib-olla kõike olen siis nende 3 aasta jooksul nagu teinud ja kodanikualgatuse korras, aga seetõttu eelkõige, et tõesti ma soovin, et minu teadlikkus kasvab, minu perekonnas teadlikkus kasvab, minu lähedastel ja ka siis ka eestlastel. Ja olen ise siis selle aja jooksul osalenud nii Estlander MTÜ ellujäämiskursusel, üleelamiskursusel, kuidas seda kõige õigem nimetada on, siis Naiskodukaitse ohutushoiukursusel, olen oma lapsed saatnud samamoodi üleelamiskursusele ja ma arvan, et ka kõik muud sellised erinevad koolitused, võib-olla ka teiste riikide näidete abil õppimine, erinevate brošüüride lehitsemine on kõik seda kaasa aidanud, aga minu soov on tõesti aidata minu kogukonda, et tihendada koostööd riigi ja kogukondade vahel, et seda ma teen Pärnamäe külaseltsis. Viimase aasta jooksul oleme tihedamalt koostööd ka teinud Viimsi vallavalitsusega, et on vaja uuendada riskiplaane ja ka elutähtsate teenuste eest on vaja rohkem vallavalitsusel seista ja just, et kogukonna koostöös ka välja töötada need erinevad võib-olla ka juhised, kuidas me siis ise oma piirkonnas, kohaliku omavalitsuse tasandil ja kogukonna tasandil saame siis Viimsis hakata seda elanikkonnakaitse valdkonna tegevusi nagu ellu viima, et see on üks väike samm alles. Aitäh! Jõudsime ikkagi väga praktiliste asjade juurde. Erki Vaikre, Estlander MTÜ juhatuse liige. Sina viid siis inimesed metsa ja jätad nad seal oma pead ja vaatad naerad põõsa tagant, et kuidas toime tulevad või millest teie nii-öelda väljaõppekursuse selline esmane efekt on, sest ma kujutan ette, et ega vist mitte igaüks esimese hooga seal hakkama küll ei saa. Jaa, tervist kõigepealt kõigile, jah, et viime inimesed metsa, aga kinnitan sulle, et me ei jäta neid sinna päris oma pead ja ka 20 aasta jooksul on alati ka kõik metsast välja tulnud, aga nüüd see metsas ellu jäämise, toimetuleku, hakkama saamise oskusvõime, see on ainult üks pisike osa elanikkonnakaitsest ja tõsi, see on osa, mis meid on aastatuhandeid saatnud, kui loomulik olemise viis, mis tänaseks pea kadunud on, eelkõige silmas pidades siis praegu tärkavat põlvkonda. Aga tänaselt päevalt ja ka praegu siit lauarest on käinud läbi mitmed mõtted elanike tahtest ja elanike tahte tekitamisest, siis praegusel hetkel minu silme läbi suurim murekoht ei olegi mitte see, kui palju suudab riik teha, kui palju suudab või tahab kogukond teha, kui palju kedagi me oleme kaasanud või pakume kellelegi mingisuguseid võimalusi, vaid eelkõige
enesekaitse tahte tekitamine, vajaduse tekitamine, see on praegu raskuskoht, millest on meil vaja üle saada, enne mida ei hakka tööle suures vaates ei tööriistad, mida me pakume, ega ka ei ole tõhus meie poolt kulutatud sajad tunnid. Meie all pean silmas siis kõiki neid inimesi, kes selles valdkonnas olgu omal tahtel või muul viisil kaasatud on ja sinna ka tänuväärselt panustavad. Ehk et tänasel hetkel ma näen raskuskoht on siiski eelkõige see maailma käsitlemise, maailma nägemise viis, kus me eelkõige tänane põlvkond on suunatud juba lasteaiast saati pea edukusele ja kõigele sellele, mis sellega kaasneb või seda võib soodustada. Meie raskus ei ole mitte selles, et meie riik on väike vaene. Meie raskus ei ole mitte selles, et meil ei ole viljakuivateid vilja täis. Meie raskus seisneb selles, et meie inimesed ei soovi enam suures osas ellu jääda erinevate olukordade halvaks pööramisel. Ehk et inimestes ei ole vaja tekitada, täna on siit ka siseministrit käis läbi väljend, on vaja tekitada huvi inimestes. Huvi võin ma tunda kinofilmi vastu, huvi võin ma tunda automarkide vastu. Inimestes on vaja tekitada vajadus. Ehk et turumajanduslikult kõneldes on vaja tekitada nõudlus turul. Nõudlus elu järgi. See puudub praegu. Tänases hetkes on väga valdav selline lähenemine, et kõik ebamugava ja see on sisse juurutatud meie endi poolt, meie endi ehk et ühiskonna poolt. Vajadus olla edukas, teha kõik selleks, et jõuda võimalikult kaugele ja kõrgele ja olles veendunud selles, et kõik ebamugava, kõik tülika teeb minu eest ära keegi teine või kolmas. Ehk et minu suust võib-olla juba kulunud näide, aga meie inimeste selline tänapäevase elu nägemise mõtte võib võtta kokku mõne sellise näitega, et kui ma enesele viga teen, siis selle jaoks on kiirabi, kui mul maja põleb, siis selle jaoks on tuletõrje, kui pätt mu autot lõhub, siis selle jaoks on politsei, kui sõber on uppumas, siis selleks on vetelpääste, kui vaenlane maale tungib, siis selleks on Kaitsevägi ja NATO ja üleüldse, et kui kõik need asjad korraga juhtuvad, siis alati on kuskil paar tuhat kaitseliitlast valvel, kes tulevad ja kõik minu eest ära teevad. See, kallid sõbrad, on kõige hukatuslikum, mis meiega on saanud juhtuda. Mitte see, et viljavarusid ei ole või inimestel ei ole kodus kanistreid veega. Enne kui me hakkame pakkuma tööriistu, või ka samalaegselt, siis enne kui me soovitame inimestel tekitada kodused varud ja mõelda läbi oma eemaldumisteed ohukohtadest, enne seda on vaja, et nad saaksid aru sellest, et tegelikult nad tahavad elada. Võimas. Et me tuleme nii mõnegi punkti juurde tagasi, sa tegelikult puudutasid mitut väga valusat kohta ja ka psühholoogiline kaitse ja mingis mõttes ka need probleemid, mida tõstatati esimese paneeli ajal, tegelikult tulevad tagasi lauale. Aga praegu ma jätkaksin viimase laua otsas istujaga Kaido Taberland, Päästeliidu juhatuse esimees, et ma vaatasin, et teil on üle 1000 Facebooki jälgija ja teil on tohutult organisatsioone, vabatahtlikke päästjaid, küll merelt, maalt ja kust iganes, isegi koerte päästjad ja inimeste otsijad olete ta oma nagu punti saanud. Pluss kindlasti on veel palju organisatsioone, kes otseselt Päästeliitu ei kuulu, aga tegelevad sama asjaga. Ja küsimus on, et järelikult on mingi seltskond inimesi, kellel mitte ainult ei ole elutahe alles, vaid on ka tahe teiste elusid päästa alles. Kuidas satutakse Päästeliitu ja kes on täna Päästeliit?
Aitäh ja aitäh, Erki. Võimas. Mina esindan siin vabatahtlikke päästjaid, kes on aru saanud, et tuleb ise midagi teha. On aru saanud, et on vaja enda kogukonna ees seista. On aru saanud, et kui ise ei tee, siis ei ole pere ja enda kogukond kaitstud. See suuresti võtab kokku selle, miks inimesed hakkavad vabatahtlikuks päästjaks. Ja vabatahtlik päästja eristub teistest vabatahtlikest ehk kõige rohkem selle poolest, et ta on võtnud suuresti vastutuse oma kogukonna liikmete heaolu, turvalisuse, isegi elude eest, rääkimata eludest, isegi ka vara eest. Ja vabatahtlikud päästjad on kokku leppinud selle, kuidas me aastaks, missugusena me näeme vabatahtlikku päästet, üldse päästemaastikku aastal 2025. Me oleme sõnastanud selle 4 punkti all, et vabatahtlikud päästeühingud on oma kogukonna turvalisuse keskused. Eestis on aastaks 2025 25 000 vabatahtlikku päästjat, täna on see suurusjärk 3000–3500. See ei tähenda seda, et enamus neist võtab joatoru, tõttab merele, läheb inimesi otsima. Nende seas on ka inimesed, kes pakuvad psühholoogilist abi, pakuvad esmaabi, tegelevad ennetustööga, loomulikult noortega ja nii edasi. Meie kogukond on kriisideks valmis aastaks 2025. Ja et Eestis on aastaks 2025 juba pikka aega toimiv päästemudel. Selle all põhiliselt mõeldakse siis finantseerimist ja mitte tegutsemist siis kroonilise finantseerimise tingimustes. Ja küsimus oli, et kuidas Päästeliidust tullakse. Vabatahtlikud päästjad on enese peremehed, nii või teisiti. Nad vastutavad enda pere ja kogukonna eest. Läbi lepingute ametitega on nad võtnud vastutusega teha riigi eest tööd, tagada valmisolek sellisel tasemel, nagu siis leping ette näeb. Päästeliit liidab 117 juriidilist liiget täna, valdav enamus neist on maapäästjad, päästeühingud, on merepäästeühinguid 20 ja on ka, nagu Marika ütlesid, erinevaid muid päästealade esindajaid Päästeliidus. Päästeliitu tullakse suuresti sellepärast, et olla ühine pere, seista nende väärtuste eest, mis on meile tähtsad, teha asju koos. Aitäh! Ma arvan, et tegelikult seda tahet on võib-olla rohkem, kui välja paistab, et eestlane on seda tüüpi inimene, et ega ta ikka väga palju ennem ei kaaguta, kui muna munetud on ja väga sageli ka pärast seda läheb häbelikult vasakule ära. Aga praegu minul on selline tunne jäänud, ennem just rääkides ka siseministriga privaatselt küsisin, et kas Siseministeeriumil on üldse mingi ülevaade olemas, mis täna toimub päästealal laiemas mõttes, kodanikukaitsealal, erinevate organisatsioonide ja sihtrühmadele suunatud tegevuse alal ja ta tunnistas ausalt, et ei ole. Et nad alles hakkavad seda infot kokku korjama. Mis tähendab seda, et võib-olla meil on Eestis 10 nii-öelda jalgratta leiutamise ühinguid, kes kõik teevad endale parimat plaani, paremat päästekorraldust, nagu me kuulsime, eks ole, Päästeliidul on oma kava 2025. Ma küsin, et kas rakkerühm ka sellest migagi teab ja võib-olla rakkerühmal on hoopis teine kava teiega. Et fakt on see, et me oleme asunud rääkima asjadest. Nüüd tuleb astuda järgmine samm, aru saada, mis asi see on, millest me räägime, kas me saame sellest ühtemoodi aru ja kus on see koondatud nii-öelda tarkus, kust igaüks võiks võtta siis selle oma tera, mis tal vaja läheb. Et tuleme tagasi panelistide juurde. Kuivõrd on keegi teist nüüd tajunud, et see, mis teil anda on, te ei tea õieti, kuhu seda anda. Ja mis te siis sellega peale hakkate? Kuidas teie ise näiteks pakuksite välja neid ideid koordinatsiooniks? Palun, Tarmo.
no ma mõtlesin, et võib-olla väga, kuna sissejuhatus oli meil selline üldine, et võib-olla tooksin lihtsalt meie enda kogemusest näite, et mida siis kogukonnad ära võiksid teha turvalisuse heaks, et näiteks eelmisel aastal, kui teeme ära talgupäeval, siis võtsime üheks fookusteemaks, mitte siis ainsaks, millega kõik üle Eesti tegelevad, aga kõik, kes soovivad, oli üleskutse siis vaadata üle veeohutus oma kodukohtades, ujumispaikades, et inimesed mõtleksid ise läbi, et kas see on ohutu neile endale, nende lastele, kes seal toimetavad, kes seal ujuvad või kes sinna lihtsalt sisse võivad kukkuda ja mis seal järve ääres, mere ääres, mis seal veel toimub. Ja muuhulgas oli üleskutse siis püstitada sinna ka veeohutustend, kus siis oleksid nii päästevahendid kui ka info ja mis on ikkagi selline mõtteline maa või meremärk seal järve ääres, mis paneks ka jooksvalt meid selle peale nagu mõtlema, et või kuidagi seda ohutuse teemat hoiaks ka argipäevas meiega nagu kaasas. Ja kui ma enne ütlesin, et minu meelest tulebki mõelda mitte selle peale, et millist infot ainult kogukondadele anda või kuidas neid anda nüüd korraldus midagi teha, et see oli just hea näide sellest, kuidas aidata neid tegutsema, midagi abistavat enda poolt anda. Oli meil võimalik siis, kuna tollel aastal see oli vist ainus aasta, kui oli siis turvalisuse, kuidas see täpselt nimetatakse, kogukondade selline võimalus taotleda üleriigiliselt turvalisuseks vahendeid, siis sellest Siseministeeriumi rahastusel tulid päästevahendid, Päästeamet panustas infostendidega ja ülejäänud siis tuli teha inimestel ära ise ehitada siis puust, millest iganes taaskasutatud materjalidest. Ja see oli päris uskumatu, et siis umbes 6 aega me seda kommunikeerisime ja üle 500 koha Eestis siis tulid sellega kaasa ja said siis selle veeohutustendi püsti. Et see oli meil väga nii-öelda üleloetav asi. Aga see on ainult number. Numbrid on ka need näiteks, et kui nüüd riik ise oli neid eelnevalt või omavalitsus püstitanud ja hanke korras tellinud, et siis need kulud olid umbes 4-5 korda suuremad ühe stendi saamiseks, et ka see on oluline, aga see on ainult number, et ma arvan, et peaks mõtlema sinna taha, et kui nüüd kogukond ise selleni jõudis ja selle püsti pani, siis ikka väga suure tõenäosusega nad selle käigus ka mõtlevad, et mis asi see päästerõngas siis on või mis need teised ohutusprobleemid meil on või kuidas kasutada seda viskeliini. Et enamus inimesi ikkagi, kellega mina olen ka rääkinud, on näinud küll, et päästerõnga sees on üks selline plastmassist torvik piltlikult öeldes, aga mis asi see on, eks ole, või mis sellega teha, kui sul siis see sõber uppuma hakkab. Et ühelt poolt aidata inimesi, tulla neile kuskile maale vastu, suunata neid mõtlema, aga just, et nad ise teevad ja et see on natukene teistmoodi. Lisaks veel see muidugi, et ka vandalism, et kui on muidu kogemus, et kui riik tuleb kohale, nii-öelda naelutab selle maasse ja sõidab minema piltlikult öeldes, siis teine asi on nad ka vandaalidele palju kuidagi sellised vastuvõtlikumad need asjad, et selle käigus me ka ise teame, et me ise selle püsti panime või ma ei tea, meie kooli poisid tööõpetuse tunnis tegid, et nad ka seisavad paremini, nii et võib-olla sellised märksõnad, et kuidas kogukonnad saaksid teha väga sellist praktilist käega katsutavat ja miks see on teistmoodi kui lihtsalt riigi poolt näiteks ära tehtud asi.
see on jah selline klassikaline psühholoogiline nipp, et võta ja pane inimesed ise mingisuguseid otsuseid tegema, siis nad täidavad neid ka ikka väga-väga palju parema meelega. 2 märksõna jäid minul siin kõrva, üks oli rahastamine, mis oli nagu mõnes mõttes ka tõukeks selleks, et te üldse hakkaksite tegema sellist sihipärast tegevust. Ja teine oli siis see, et te teavitasite. Ma arvan, et üks paremaid asju, mida kogukonnad saavad kasutada, ongi seesama väike vallaleht, sest see on asi, mida tehakse üsna sageli nende samade inimeste raha eest, maksumaksja raha eest ja kust oodatakse väga praktilist sellist nõu. Et võimalik, et ja mitte võimalik, päris kindlasti on ka üleriigilised äpid ja kõik see riigipoolne jutt väga oluline, aga kõige lähedamal ja kõige rohkem nii-öelda usaldusväärsem ja konkreetsete nimede ja numbritega seotud on ikkagi selline kohapealne tegevus. Et me ei pea siin järjest rääkima selles mõttes nagu pikkuse järjekorras, et me võime rääkida ka selle kaupa, kuidas mõtted pähe tulevad. Et minu järgmine küsimus oleks teile, et kas ja kui palju te olete saanud aru, mis informatsiooni, mis kanaleid pidi kõige paremini kohale jõuab ja mida te ise kasutate? Võtame näiteks Krista, et ma kujutan ette, et väike selts ilmselt aeg-ajalt lihtsalt koguneb ja siis kodus räägitakse ja see on kindlasti suust suhu reklaam on üks parimaid asju, aga on ka mingeid muid mõtteid? Meil Viimsis on tegelikult loodud väga soodsad tingimused selleks kõigeks. Esiteks meil on olemas siis vallaleht Viimsi Teataja, kuhu me oleme saanud eelmisel aastal panna oma erinevat informatsiooni, et me korraldasime ühe ka elanikkonnakaitse küsitluse. Saime seeläbi siis ka kutsuda inimesi ka elektroonselt vastama ja Viimsis on toimunud juba 11 aastat Viimsi turvalisuse päev, et saame ka seal kohal olla ja oma erinevaid tegevusi ka tutvustada. Ja rääkides külaseltsist, siis mõned korrad aastas me loomulikult kohtume ja väga hea oli sellel aastal Teeme ära talgud, kuna me kasutasime kohe enda kasuks selle kõik ära, sest talgujuht, ma ei tea, kes teist oli sellel aastal talgujuht, kes mitte, sai väga praktilised tegelikult tööriistad, mis oli ette valmistatud siis Teeme ära tiimi poolt, et anti kaasa siis Päästeameti abil ka või kaasabil koostatud selline vahva infoleht, siis oli juures ka vahva raadio, mida sai siis üles keerata, hakkas nagu tööle ja siis läks ka lamp põlema, nii et inimestel oli nii hea ka sinna kõike näidata, see samas talgu juures me korraldasime veel Simmani, kutsusime Naiskodu kaitse esindaja rääkima, nii et tegelikult jah, oma kogukonnas sa saad olla ise nii aktiivne, kui sa soovid, aga oluline on see, et inimesed üksteist tundma õpiksid ja sellised erinevad üritused on selleks kindlasti head võimalust. Aga keda veel koostöös sa nagu ootaksid partneriks, et ma ei mõtle just sina konkreetselt, aga nähes neid protsesse võib-olla kõrvalt ja käies ka selle MTÜ-ga mingitel teistel kogunemistel, et juttu puhuda on tore, aga midagi praktilist võiks ka näppu jääda. Mul oli tegelikult suur unistus alguses, kui ma selle teemaga hakkasin tegelema, et esimene asi on loomulikult tegeleda siis meie valitsuse liikmetega, aga siis järgmine tasand oli kohalik omavalitsus. Ja võtsingi julguse kokku, suhtlesin inimestega, loomulikult see ei ole kõik kerge, sest kui ei ole kuskil nagu seadust või konkreetset punkti, et keegi sellega peab tegelema, selle elanikkonnakaitse valdkonnaga, siis sellega väga ka tegeldud ei oldud võib-olla ja ka näiteks riskiplaanid on aegunud, eks on nagu paras hulk lisatööd, aga õnneks tuli hädaolukorra seadus, mis pani kõik asjad suht õigetesse ridadesse ja sellel kevadel meil õnnestuski nii Siseministeeriumi esindajaga, kohaliku omavalitsuse esindajatega, kogukonna esindajatega kohtuda ja siis vaadata üle, et mis see uus hädaolukorra seadus meie kõigile toob ja mis on ka need võimalused. Aga rääkides veel nendest võrgustikest, et kui sa oled aktiivne, siis
alguses on sul üks võrgustik, siis see kõik laieneb ja mind kutsuti näiteks ka sellel aastal esinema linnade valdade päeval, et kus samamoodi oli elanikkonnakaitse valdkond üheks teemaks, et just jah, et suhelda nagu erinevatel tasanditel, et üks on see kohaliku omavalitsuse tasand ainult oma kogukonnas, aga siis ka üldisemalt kohalikele omavalitsustele rääkida. Kindlasti on väga hea koostöö olnud Eesti reservohvitseride koguga ja seal on ka pandud tööle nüüdsest elanikkonnakaitse sinna töörühm. Siis me oleme Erkiga käinud ka presidendi julgeolekunõunikuga siin kevadel rääkimas, et kui oluline on inimeste teadlikkuse kasvatamine, et informeeritud elanikkonda nagu number 1 teema ja kindlasti ka meie mure on olnud, et kes võtab selle vastutuse elanikkonnakaitse valdkonna eest. Et kes võiks olla kompetentsikeskuseks, me jõudsime kõik ühisele järeldusele, et selleks võiks olla Kaitseliit. Ja samas, kes siis juhiks seda kõike, et see peab olema ministeeriumite ülene. Nii et mulle on nagu öeldud, et kui nüüd see elanikkonnakaitse kontseptsioon valmis saab, et eks me siis näe, kuhu asjad liiguvad, et ma hoian pöialt, et nad liiguksid õiges suunas. Nii rakkerühma juht, kes pidi tormama rühma rakendama, ütles, et see kontseptsioon peaks minema valitsuse lauale selle aasta novembri lõpus ja siis sealt edasi peaks juba jõudma siis tegevusse. Aga tuleme tagasi. Ma võin sulle laenata, see ainukesena töötab. Mul töötab ka. Tulge lähemale, istuge siia poole lauda. Nii, mikrofoni palun, jah? Palun mikrofoni, lisamikrofoni. Ma mõtlesin, et meid pandi juba proovile, et meil võeti juba esialgu elekter ära, varsti võetakse. Vähemalt kuivtoidupakid meil kuidagi jagame ära saama hakkama. Aga... Nii, siis on võib-olla vahepeal kokkuhoiu mõttes. No mis tähendab seda, et alati kui räägid asjast, siis on asi kohal ka. Et olukord ei ole veel kriitiline. Sanna, Maarika. Siin on Maarika vajab seda vist. Aitäh. Et jõudsime tagasi siis sinna, kus Erki Vaikre Estlanderist ütles, et tegelikult on vajadust vaja tekitada ja vajaduse tekitamisel on siis see probleem, et inimesed mõistaksid nii oma vastutust kui ka oma võimalusi ja sellega seoses oleks küsimus, kuidas ja kes organiseerivad ennast sinu juurde sinna kursustele ja mis tüübi kursused need siis on? Sa tahad ikka kangesti kursusele meile tulla? Ma tahaks kangesti tulla vist, jah. Ma võin sulle eraldi ka teha, et tule metsa ja vaatame, mis saab. Ja, millised inimesed tulevad täiesti servast serva, alates 5.–6. klassi õpilastest, kuni lõpetades juba küpses keskiajas inimestega. Sinna vahele ka näiteks, mis iganes, eriteenistused, Ameerika jalaväelased, kes iganes. Aga nagu ma päris algus ütlesin, et siis see on tegelikult väga pisikene osa elanikkonna kaitsest ellujäämine looduskeskkonnas mingi kriisiolukorras. Jah, mitte väga väike, aga ikkagi mitte suurem osa, et see on väike osa sellest ja mind ei kripeldama tegelikult üks sinu varasem küsimus just või mõte sellest, et Luik Hauge-Vähk, et me ajame, väga paljud ajavad õiget asja, leiutavad sama jalgratast ja liiguvad võib-olla samas suunas teineteist tundmata ja sellist ühist juhtimist omandata, et see on, ma olen täiesti sinuga päri, et see on väga paljuski raisatud, mitte kulutatud, raisatud aeg paljudele inimestele, kes seda teevad ju valdavalt omast vabast ajast. Ehk et siin juba Krista ka mõne sõnaga mainis, et lahenduseks on mingisugune keskne asutis, mis peaks koondama
siis olgu siis ühendused või isikud, kes elanikkonnakaitsealast teavet valdavad, loovad ja arendavad. Ja tegelikult sellest avalikkuse ees ei ole palju juttu olnud. Tänane päev siin on väga hea seda valdkonda tutvustamaks, aga see ei ole lahendus, see ei vii seda kompetentsi ühise juhtimisala kokku. Täna õhtul on võimalik kõigil kohtuda Kaitseliidu ülemaga ja tema on selle algmõtte algataja, mille nimi on kompetentsikeskus. Kaitseliidu poolt algatatud mõte kompetentsikeskuse loomiseks kätkeb eneses kompetentsikeskust, mis on ametkondade ülene, ministeeriumide ülene, ehk et tegemist ei ole mingi Kaitseliidu juurde loodava Kaitseliidu asjaga, vaid vastupidi, Kaitseliidu ülema tahe on olnud laiendada Kaitseliidust välja mõttekogum, teabekogum, oskuste kogum. Ja see oleks üks lahendus, mis võimaldaks inimesi, kes samas suunas liiguvad, ühiselt seda vankrit vedada. Sest et Naiskodukaitse Kaitseliidu osana on alustanud jupp aega tagasi juba väga tänuväärset tööd selle valdkonna kallal. Ja neid on ka mõnevõrra näha, aga samas on veel mitmeid ja mitmeid isikuid või ühendusi, kes selle valdkonnaga tegelevad. Ja Kaitseliit võiks nagu olla kõige loomulikum selle mõtte ühendaja, sest et Kaitseliidu puhul on tegemist ju kogu maad katva ühendusega, kuhu kuulub väga palju inimesi, väga paljudest erinevatest eluvaldkondadest. Ja kuigi Kaitseliit tegutseb Kaitseministeeriumi haldusalas, siis tegemist ei ole otseselt, siin ennem ka viidati sellisele vägikaika vedule ja Eestile omasele vastuseisule, kes mida ja kui palju ministeeriumide tasandil, siis Kaitseliidu sõltumata siis sellisest formaaljuriidilisest alluvusest Kaitseliidu töö teevad ära ju tuhanded või kümned tuhanded vabatahtlikud, kelle tegelik alluvus on piltlikult öeldes kas kalakombinaat või kool või veoauto või mis iganes, et need inimesed on väga erinevatest eluvaldkondadest ja ka erinevatest ühiskondlikest kihtidest. Et ma usun, et kui keegi täna soovib sel teemal rohkem teada saada ja julgeb kindrali härral nööbist kinni võtta, siis ta kindlasti mõne sõnaga ka valgustab seda mõtet, sest ma praegu jääksin vastuse võlgu, mis seis hetkel kompetentsikeskuse osas on, aga see on üks tugev projekt ja minu nägemuses üks vajalikumaid asju, mis mitte ainult elanikkonnakaitset valdkonnas, aga eriti just siin oleks koondavaks jõuks ja võiks aidata jõuda meil tulemuseni mitmeid kordi kiiremini kui praegu omaette pusserdades. No nii, aga kuniks aplaus saalis. Kuniks me omaette veel pusserdame. Kas ma ka tohin? Muidugi. Tohib, just tahtsin öelda, et Päästeliit ja ka tegelikult Looduskaitsefond võiksid oma seisukoha selles kohas öelda. Kodanikukaitsest rääkides ma väidan seda, et vabatahtlikud päästjad juba täna teavad, kuidas tagada valmisolek hädaolukordadeks, mida teha, kui juhtub midagi sellist, kuhu on vaja reageerida. Kui pole vaja reageerida, siis vabatahtlik päästja enda kuklas ilmselt juba teab, mida teha selleks, et tagada joogivesi, soojad tekid, soojad ruumid. Ja väga paljud ühingud, väga paljud inimesed üle Eesti täna selle nimel ka tööd teevad. Nad taotlevad rahasid, et ehitada komandosid, vallaga koostöös värskendavad masinaparki. Keskmine vabatahtliku päästja autovanus on 33 aastat täna. Tohib, ma ütlen väikse repliigi korras, et enne ma siseministrilt küsisin, et no mis siis teete ka vabatahtlike heaks. Nad ütlesid, et me anname oma vanad autod ära kuni 10-aastased, rõõmustage. Aitäh, ja see on ka abiks. Need on ju päris uued. Sellega võrreldes, mis sa ütled, on need päris uued. Sellest on ka palju abi, aga me vabatahtlike päästjatega, meeste ja naistega
oleme jõudnud ikkagi sinna välja, et meil on vaja ühel hetkel uusi autosid ja meil on vaja natukene teistsuguseid autosid, mis liiguvad metsas, kui vaja, põllul, läbi lumehange metsatallu. Noh, sama on ka veesõidukitega, et kui me ikka ei saa vee peale minna, kui laine vähe kõrge on, siis me ei saa inimest merele ega piiriveekogule ega kus iganes järvel aidata, eks ole. Nii et tänane töö suuresti on selles suunas, et koguda infot, kuidas maailm on arenenud, mida maailmas on tehtud. Päästeliidu juhtkond on selles osas päris palju teinud, kogemusi on ja partneritega, Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveametiga, Siseministeeriumiga diskussioonid käivad, peame plaani. Ma usun, et ei ole kaugel see aeg, kus me lepime kõik kokku, et nii, vabatahtlikud. Teie tee oleks see, meie mehed peavad muidugi sellega nõus olema. Nad peavad aru saama, et need otsused, mis me koos teeme, on tõesti head maapiirkondades. Ja leiame finantseerimise ka selliste projektide elluviimiseks. Kogukonnakaitse mõistes on väga tähtsad ka hooned kui sellised. Kuhu need inimesed koondatakse seal maapiirkondades või ka linnades? Mis seal on olemas juhul, kui on häda käes? On seal vesi, on seal tekid, on seal generaatorid, kas seal pakutakse esmaabi, kuidas lastega, kuidas vanuritega ja nii edasi. Need on need kaks põhilist võtmeküsimust, millega tuleb täna tööd teha, et 2025 teha see kvalitatiivne hüpe, mida tegelikult täna riik juba vabatahtlikelt ootab. Ma korra küsin sulle juurde, et sa mainisid tehnikat ja vajadust selle järgi, et oma ülesandeid täita vabatahtlikuna, eks ole, et tasuda niikuinii selle eest ei saa. Ikka vabatahtlikuna muidugi. Aga äkki oleks võimalik ka siin istuda sagedamini ühe pingi äärde, et äkki on midagi meil, kui näiteks ka vabatahtlikel teile mingil puhul anda, mida teil praegu veel ei ole, näiteks roomiktransportööri või midagi sarnast. Et mitte ainult siin pidulikult laua ääres koostööd teha, vaid helista mulle. Ma korraldan sulle roomiktransportööri, kui sul on vaja metsatulega minna kustutama. No justament. Ja kui minul on vaja kuskile mujale minna, siis aitad sina minda. Täpselt nii, ärme leiuta ratast ja teeme koostööd ja tõepoolest. See on see üleriigiline koostöö. Mul on hea meel, et sai nagu teid kokku viidud, et see on ka üks kodanikukaitse NTÜ eesmärk. Ma pean tunnistama, et Ruhnu saarel, millest täna oli juttu, me kohtusime Estlanderi ühe instruktoriga. Tema mängib kangesti pilli. Löötspilli. Löötspilli. Ma juba kujutan ette, kellest sa räägid. Nii et oleme selle organisatsiooniga juba tuttavad küll ja isegi meie Islandi päästetest sõbrad said nendega hästi tuttavaks. Nii et rahvusvaheline koostöö on täitsa toimimas. Aga jah, tõepoolest, teeme kõik pooled koostööd, eks me jõudumööda teemegi. Ja teame kõik, et seda tuleb aina rohkem teha. Aga ärme karju üle. Jaa, ei, üle ei ole kindlasti mõtet karjuda. Ma tegin nalja. Aga minu mõttest oligi see, et kui meil tekiks näiteks see Kaitseliidu kompetentsikeskus, tekiks mingisugune ülemaaline mõtete kogu, mitte ma ei pea silmas katusorganisatsiooni, seda ei taha keegi luua, keegi seda vastutust võtta ega ei ole ka vahendeid selleks, vaid see aitakski viia piltlikult öeldes sind ja mind laua äärde, neid paljusid tegijaid, kes saaksid teineteist aidata või ka olgu aineliste vahenditega või ka siis mis iganes mõtteid kokku viia ja seljad kokku panna ka mõttetöös. Täpselt nii. Selle sama Ruhnuga seoses mulle ikka kangastus nii-öelda see oma kodusaar Naissaar, kus ma ka vabatahtlik pääste jõudumööda olen, kui ma sinna trehvan. Et see on nagu tõesti hea näide, kuidas saarelises kogukonnas või ka tegelikult metsatalus või külas, mis on ka omaette saar ju, kuidas seal hakkama saadakse ja saadakse hakkama ja on läbi aegade saadud hakkama. Nii et võtame eeskuju, kuidas inimesed tegelikult täna üle Eesti ja maapiirkondades hakkama juba saavad. Ja aitame neid. Tarmo Töörit tahaks küsida, et kuidas siis selline pool sõjaväestatud ja sõjaväestatud ülemjuhatus võiks meeldida kodanikuühendusele, nagu näiteks Teeme ära talgupäev? Jah, ma tabasin irooniat küsimuses ja natukene tükike vastustki ette antud, aga ma arvan, et see on tegelikult otsustamise küsimus, et kindlasti mitte siin täna selle laua taga, aga ma sellele sekundeeriks küll omalt poolt, et kui me räägime siis sellest elanikkonna kaitsest ja
räägime ka sellest, et tegelikult kriise, mis inimesi, kogukondi, Eestimaad võivad tabada, on väga palju erinevaid, aga see valmisolek nendeks või valmistumine nendeks on võrdlemisi samasugune. Et siis tõenäolisem ja sagedasem ikkagi on see, et meid tabavad erinevad loodusõnnetused. Meil on, teed on läbimatud, meil on elekter ära, meil on üleujutus, meil on äiksed ja nii edasi. Ja nagu me teame, siis kliimamuutustega seonduvalt selliseid olukordi meil pigem hakkab olema rohkem kui vähem tulevikus. Et neid olukordi on kindlasti rohkem ja minu selline sisetunne ja ka kogemus siis tänavusest talgupäevast, kus me kutsusime inimesi ikkagi mõtlema just nendele samadele loodusõnnetustele ja loodusõnnetusteks valmisolekule ja sellele, et need pigem sagenevad, oli selles mõttes nagu hästi positiivne, et inimesed tulid hea meelega kaasa. Mõne jaoks kindlasti on alati neid, kelle jaoks see jääb esimesel rääkimisel, kuulmisel jääb nagu võõraks. On neid, kes küsivad lisa, aga näiteks ei jõudnud meieni mingit sellist tõrget, et oleks tekkinud, et nüüd mingist sõjaohuga ähvardamisest või paanikast, sest niimoodi see lihtsalt on, et me ei saa välistada, et Eestimaad ühel päeval mingi relvakonflikt, on ta siis nähtamatu või nähtavam, tabab, aga selle tõenäosus ikkagi õnneks on kordades nagu väiksem. Nii et ma usun küll, et kui me tahame siin astuda lähiaastatel selliseid samme, nagu siin toodi eeskujuks liikluses turvavööde kasutamisest või suitsuandurite kasutamisest, neid inimestele kommunikeerida, muuta mõtteviisi ja muuta neid käitumisharjumusi, et siis selline loodusõnnetuseks valmistumine on inimestele ikkagi oluliselt nagu kuidagi arusaadavam ja omaks võetavam. Et kui see kõik käib ikkagi sellise juhtimise alt, kust nii-öelda mitte üldse halvas mõttes, aga paistavad nii-öelda selline lapiline vorm või kõrvad, nagu öeldakse kuskilt tagant, et siis ma arvan, et ikkagi päris suure inimeste, võib-olla see on ületatav, kindlasti ongi, ma ei tea kui ruttu, aga et see võib tekitada küll selliseid nagu küsimusi, tõrkeid või barjääre võib-olla rohkem, kui neid oleks vaja ja võib-olla kui see aitaks meil kiiremini selles vallas nagu edasi liikuda ja inimestele seda nagu selgitada. Jah, paraku on muidugi ka neid valdkondi, mis põimivad lapilise ja päris ülikonna väga tihedalt läbi. Me teame ökoterrorismist, me teame tegelikult ka lihtsalt hulluks läinud inimestest, kes võivad kahjustada suuri hulki. Et meil on täpselt nii palju aega, et lauatagused ütlevad nüüd oma kõige tähtsamad mõtted, mis veel ütlemata on jäänud sellel teemal. Ja siis saalis olijad küsivad. Ja siis läheme rõõmsalt kõik kindral Kiili juurde ja küsime, kuidas selle üksusega siis jääb. Et hakkame sealt otsast tulema. Minu, ja ma arvan, Päästeliidu poolne põhiline mõte fokusseerib sinna, et see on see, millest täna räägime, miks me siin täna koos oleme, see on kogu ühiskonna teema. Kõik me peame selle peale mõtlema. Keegi ei saa meie seda tööd ära teha. Me peame aru saama, et meie turvalisus ka kriisiolukordades hakkab kodust, nii et kui inimesed mõtlevad, kuidas seda teha, kuhu poole liikuda, vaadake kõigepealt enda peres, vaadake enda vanemate kodus ringi, ka seal on kõik olemas selleks, et hädaolukorras oleks võimalik saada abi. Ja siis vaatame edasi, kuidas kogukonnas ja siis me näeme laiemat pilti kogu riigis. Et ühiskonda harida
selleks on täna välja pakutud väga hea tööriist, mis fokusseerib lastega, noortega tööd, Naiskodukaitse poolt presenteeritud väga vahva äpp või kuidas seda nimetada, lahendus on väga hea selleks ja võtmesõna on noored tõesti. Noortest oleme õnneks täna rääkinud ja päris palju ja teeme seda siis aina rohkem. Ja hoiame kokku, et me kõik tahame teha noortega kangesti tööd. Igaüks omaette leiutades ratast, et mulle tundub, et see on üks koht, kus me peaksime panema seljad kokku ja mitte siis kulutama energiat ja mitte kulutama ka laste aega ja energiat erinevalt siis laste ees käies, rääkides, nendega ennetustööd tehes. Siin ma arvan, et see oleks esimene koht, mida me võiksime koos teha, mõeldes meie järele tulevane põlvkonnale. Aitäh! Jah, ma ikkagi kipun targutama ja täpsustama, et oli karta, et see sõna kompetentsikeskus toob siit välja kohe sellise laigulise hirmu ja muud sellised ebamõistlikud ilmingud, mis on millegi pärast meie ühiskonda tekkinud, siis ma küll püüdsin rõhutada, et tegemist on Kaitseliidu üles, et selle taga võiks olla ka Punane Rist või Riigikantselei või anonüümsete alkohoolikute selts, mis iganes, et mõte on see lihtsalt koguda kokku kodanikuühendused ja mitte neid juhtida, nagu sa ütlesid, üksus või nagu sa ütlesid, katus, ehk et tegemist on lihtsalt kogumiga, mis aitaks inimesi kokku viia. Aga minu lõpumõte on lühike, et ma olen täiesti sinuga nõus selle noorte küsimuses, sest kui me praegu nende noortega ei tegele, vaid tegeleme omaealiste või vanematega, siis meie tegevusel tegelikult ei ole ju pikka vaadet. Kui me praegu suuname oma rõhu noortele ja võib-olla natuke vähem saame tegeleda omaealiste või vanematega, siis meie tegevusel on igal juhul pikk vaade. Ja olles ise küllalt palju noortega tegelenud juba paljude aastate vältel, ma täna näen ja meie inimesed näevad, et see on väga järsult, pean silmas siis noorte inimeste toimetulek, suutlikkus, tahte, jõud, tulla toime teistsuguses olukorras, ma ei räägi kriisidest, ma ei räägi mis iganes üleelamisolukordadest, ma räägin olukorrast, kus ei ole võimalik pitsat tellida ja emmekest sokke saada, siis on see muutunud viimase 5 aastaga väga kiiresti, on väga suur osa noori muutunud suhteliselt võimetuks toime tulla täiesti tavapäraste eluliste asjadega. Ja minu lõpumõte ongi väga lihtne, väga kulunud ja väga vana tarkus. Uppuja päästmine on uppuja enda asi. Ja, aitäh. Mis käib küll rohkem sinu? Mina ütlen ka suht konkreetselt, et peab leidma kõik võimalused, kuidas siis elanikkonna kaitsetahet kasvatama hakata, et kas siis tõesti läbi erinevate mängude, äppide, tõesti tänuväärne tegevus, et oluline on informeeritud ikkagi elanikkond. Et elanikkond peab olema teadlik siis ka riigi toimimisest ja kuidas siis ka kriisideks valmis olla ja igaüks ikkagi peab teadma ka oma rolli selles, et seda on kõik võimalik ju eelnevalt teha. Ja tulebki öelda, igaühe selge enda vastutus, et mina lõpetaks nagu nende sõnadega, et igaüks tunneks enda vastutust elanikkonna kaitse valdkonnas. Natuke siduda ära meie paneeliga, eelmises paneelis kõlanud ühe toreda näitega, mida Ilona Leib tõi, siis vaatega noortele ja rääkides noortest, kes läksid bussipeatuses ühele mehele appi, siis rääkides informeeritusest, rääkides sellest, millist infot me anname inimestele, kuidas me anname, siis sama näite juurde ma ütleks, et ma arvan, et seal bussipeatuses ei olnud see olukord, et need 3 poissi ainsana oskasid elustada ja sellepärast läksid appi ja kõik ülejäänud
kes siis olid ilmselt vähemalt selle näite põhjal vanemad põlvkonnad või teised inimesed läksid bussi peale, ei aidanud. Et hästi, ma usun, et nendest omakorda vähemalt pooled olid ka esmaabikursustel kunagi käinud või mingil kujul seda õpetust saanud, aga nende õpetus oli keskendunud sellele hästi palju, et mitu korda sekundis, mitu korda järjest teha südamemassaaži, siis mitu korda suust-suu hingamist teha ja kellel üldse võib suust-suu hingamist teha, kas seal peab marliside vahel olema või ei pea marliside vahel olema. Ja siis mingi hetk see muutus kõik, võib-olla mäletate mingil aastal, et enam ei tee mitte 32, vaid teed mingi 15-5 või mingid sellised rütmid ja mudelid. Ja sellist infot saanud inimene ikkagi sellises olukorras, tal tekib pigem hirm, mida on ka olukord näidanud, et tekib hirm, et ega ma äkki midagi valesti ei tee. Aga ma ei tea, võib-olla noored olid saanud värskelt, aga võib-olla nemad olid saanud sellist infot, et kui inimese aju ei saa 3 või 5 minutit hapnikku, siis inimesed sureb ära. Ja peale seda 5 minutit ei ole mingit vahet, mis mitme sekundi järel temale südamemassaaži teha või mitte. Ja informeerimist rääkides siis ka, nagu meie see peaesineja täna ütles, küsimusele vastates küll pehmelt, aga ma arvan, me peame seda tegema pehmelt, aga tegelikult riik peab ikkagi omalt poolt selle sõnumi inimestele ära ütlema, et mul ei ole teile kõigile jagada süüa, vett, me ei jõua igale poole appi ja kohe, kuna me üldse jõuame ja mitme tunniga, mitme päevaga me jõuame, et see on tegelikult alus, et seda tüüpi sõnumit riigile on, ma saan aru, kõige ebameeldivam ja raskem inimestele edastada, aga niikaua, kui me seda ei ütle inimestele ja hoiame need illusioonis, niikaua on raske uskuda, et suures koguses inimestel hakkab tõusma nagu tahe oma valmisolekust aru saada ja oma valmisolekut siis parandada. No nii, selle viimase kohta ma ütlen lihtsalt repliigina, et Ilona Leib on rakkerühmal palgal praegu konkursi korras ja loodetavasti suudab kõik need sõnumid vormistada, mis ta täna väga selgelt meile ütles. Minu mõte selle paneeli lõpetuseks oleks enne, kui esitame paar küsimust ka, oleks see, et aga miks mitte kasutada siiski Eesti e-riigi võimekust ja hakata selliseid keskusi mitte nii palju tubadesse ja kontoritesse koondama, kuivõrd ikkagi teha selline keskkond, kus on oskusteave koos ja ma usun, et kõik, kes vähegi on selle teemaga kursis, ka sinna hea meelega panustaksid. Võtame nüüd mõned küsimused ja siis loeme oma tänase koosistumise siin lõppenuks ja liigume härra Kiili juurde. Tervist, mina olen Ingrid Mööling Kaitseinvesteeringute Keskusest ja ma küsiksin küsimuse, mida täna minu meelest siin ei ole puudutatud. Et kõik need toredad plaanid puudutavad pigem inimesi ja kuidas me peaksime siis inimesi kasvatama või mida neile õpetama, et kriisi- või hädaolukordades hakkama saaksid. Aga kas need plaanid hõlmavad ka seda keskkonda, kus me toimetame konkreetsemalt hooneid, teid, mingeid rajatisi? Küsin, sest sellest on ka varem nagu räägitud samade gruppide raames, et igal majal võiks kuskil riikides on varjend ja mõnes teises riigis jällegi ei ole varjendit ja ma tean samas oma ametkonna kaudu, et rootslased ehitavad oma siis nii-öelda ametlikke hooneid ehitatakse juba selle mõttega, et neid oleks terroristidel raskem rünnata, võttes siis kõiki viimaste kümnendite rünnakuid arvesse. Või on see selle dokumendi jaoks nagu natukene liiga kauge samm edasi? Aitäh!
ma ei tea, kes tahab vastata, põhimõtteliselt hetkel siin riigi esindajaid ei ole, ma nii palju võin öelda, et lõunasöögi ajal me arutasime uue superhüperministeeriumi hoone võimalusi evakuatsiooniks ja siis selgus, et kui te tulete ülevalt alla, jõuate teisele korrusele mööda treppi, siis on teie ees kinnine sein ja te peate esimesele korrusele jõudma läbi lifti, mis tähendab seda, et tegelikult kui seda seina kohe praegu ära ei augustata ja sealt edasi ei tehta järgmist treppi alla, siis on kogu see maja lõksus. Aga kindla peale on olemas ka selliseid variante, kus ka neid hooneid sellest seisukohast analüüsitakse. Esimeses paneelis ütles riigi esindaja, et Eestil ei ole kavas varjendeid ehitama hakata, nii et kui on kellelgi siin praegu veel midagi lisada, siis... Et ma võin mõne sõnaga täpsustada, ehk et dokument on lihtsalt üks osa, aga ka see dokument jah, tõepoolest kätkeb ka käitumisjuhiseid, mis puudutavad siis kas maastikku, hooneid või keskkonda, aga eelkõige elanikkonna kaitse lähtub inimese alusvajadustest ja tema ohutusest ja julgeolekust, sõltumata keskkonnast ja vajadusel siis seda keskkonda lihtsalt kohandatakse. Võib-olla selle küsimusega seondub reostustõrje temaatika. Kui ikka meeletu kogus õli või õlitooted või midagi muud randa millegi pärast on saabumas või saabunud, siis on meil tõsine kriis majas ja see on, ma usun, et selle dokumendi üks punkte. Ja ütlen, et vabatahtlikud päästjad, Päästeliit on selle nimel ka tööd teinud, on üks projekt ellu viidud ja selle raames siis 4 ühingule antud kasutada reostustõrje komplektid, 2 tükki Lääne-Eestis ja 2 tükki Põhja-Eestis. Nii, Milling. Aitäh. Küsin ka selle grupi käest, et eelmistes paneelides käis põgusalt läbi see teema, et kuidas kõiki oma häid ideid ja vajalikke mõtteviisi suundi nii-öelda laiemale üldsusele maha müüa. Et kujutame ette, ma fantaseerin praegu, et kuskil vabatahtlik päästekomando koostöös külaseltsiga, kogukonnaga ehitavad komando juurde sellise nii-öelda turvamaja, kus on olemas kriisiks vajalik alates tekkidest, medikamentidest, lõpetades gaasipriimuse ja millega iganes. Igati väärt sündmus. Aga paraku tänases meediaruumis ei ületa see sündmus meediakünnist, juhul kui selle turvamaja ehitamisel kedagi maha ei löödud või turvamaja ehitamisel ei osalenud nõid Nastja või keegi muu. Küsimus, kuidas me suudame kõike seda klikimeedia jaoks ebaatraktiivset jama laiemale üldsusele maha müüa? No, osalt on see küsimus ilmselt meediamogulitele, et miks on surm, hädad ja jamad üle maailma on see, mis nende arvates paremini müüb ja ju vist müübki. Sealt ka siis see hirmu ja maailma lõpu häda kogu aeg. No Päästeliit on lähendanud niimoodi, et meil on Rasmus Kage võetud punti, et ta meid nõustaks, kuidas teha seda targalt. Liigume õiges suunas, aga tõepoolest me ise ka vabatahtlike päästjate seas näeme, et väga väärt teod ei ületa künnist. Et jah, see on mõistlik, nagu sa ütlesid, et kui küsimused on sellised, millest meie oma jõud üle ei käi või mõtte üle ei käi, siis on mõistlik kaasata asjatundjad, nõnda ka elanikkonnakaitse rakkerühma on kaasatud selline asjatundlik ettevõte, kes tegelebki siis selle suunamisega ja kogu selle meedia poolega, mis teise valdkonna asjatundja jaoks on ja peabki olema võõras maa, millel ta tulemust ei saavuta. Ehk et jah, siin on vaja sellesse valdkonda kaasata meedia inimesi, kes oskavad, teavad ja mõistavad ja omavad ka sidemeid nende, nagu sa ütlesid, klikkide juures. See on ainuke lahendus.
Võib-olla tuleks meediale ka paar laagrit korraldada, et nad aru saaksid, millest tegelikult nad ilma jäävad ja milles nad osaleda võiksid. Sa tahad jälle, et ma nad metsa viiks? Aga teine variant on muidugi see, et tõmmata kaasa kohalik omavalitsus ja vähemalt need inimesed, kes konkreetselt peaksid selle asjaga kursis olema, saaksid kas otsepostituse või meili peale omale selle teate. Teine asi on see, et kuidas teavitada mõnusalt õigeid asju, mida võib-olla teised võiksid järele teha. Et see on tõepoolest probleem. Võtame viimase küsimuse ja siis on meie aeg otsas. Aitäh, viimane võimalus küsida ja tänane see viimane debatt ka oli täis sisukaid mõtteid, kuid 2 väidet mul hakkasid väga hinge kriipima ja sellepärast on mul küsimus Heiki Vaikrele. Ma tsiteerin teda, see väide sai isegi aplausi, nimetati vägevaks, kui ta ütles seda, et Eestis pole nõudlust elu ja ellujäämise järgi. Ma väidan, et see on vale väide, sellepärast et 25 aastat tagasi oli seda palju vähem, võib-olla ei ole piisavalt, aga öelda praegu, et praegu on nõudlust elu ja ellujäämise järgi ei ole üldse, see on lihtsalt lausa vale väide ja selle peale aplausi teha või heaks kiita, see on lihtsalt, minu küsimus on mitte juhatajale, on Vaikrile, millisele statistikale või millistele andmetele see väide tugineb, et praegu on ellujäämise nõudlust palju vähem kui varem. Ja teine väide, et kuidas te teete koostööd siis Kaido Taberlandi, kui te ütlete, et iga uppuja siis päästmine on tema enda asi. Meil on ju vetel pääste, kuidas siis saate telega koostööd teha, mis nende vabatahtlike ülesandeks siis jääb? Eetriväliselt ta vastas, sest ta kutsub meid appi. Et üldiselt enamus inimesi on tuttavad selle väljendi üldise sellise mõistega, et jutt ei ole siis otseselt uppumisest. Aga mõtteviis, et uppumise puhul on kõige mõistlikum ja ainuvõimalik tee kutsuda vetelpääste, seda võib ka samastada selle väljendiga, kaudse väljendiga ka otse. Ja see on väga levinud nägemus, ehk et ebamugavaid asju soovivad inimesed mitte teha ja nad on juba üles kasvatatud sisuliselt 2 põlvkonda sellise mõtlemise juures. Et olles ise tööl koolis, olles ise koolitajana olnud nii sõjaväesüsteemis kui tsiviilis, küllalt pikka aega, 20 aasta vältel. Teie küsimus oli, et millisele statistikale tugineb. See tugineb see ei tugine statistikale, see ei tugine uurimusele, see tugineb minu 20-aastasele praktilisele kogemusele, mis on, ma leian, kohati rohkem maale lähedasem kui statistika ja erinevad uurimused. Aga teie küsimus oli huvitav ja see viitab sellele, et te võiksite veelgi sügavamini selle valdkonna vastu huvi tunda ja meil oleks millest ka peale selle paneeli lõppu koos aru pidada. Aitäh teile küsimuse eest. No nii, ja see võimalus on meil kõigil, sest kella 4 ootab meid Kaitseliidu ülem, kindralmajor Meelis Kiili, Toompea 1, komandandi majas ja ta teeb seal ka ettekande. Ühesõnaga, pool tundi kõigile sisukaks vestluseks. See, et vahetevahel juhtub möödarääkimisi või see, et teinekord mõni inimene võtab ühest otsast ja teine teisest, ega see probleemi oluliselt ei muuda ja terve see saalitäis ja ilmselt ka need inimesed, kes meid täna on jälginud neti vahendusel, on olnud selles asjas kõik ühel poolel. Me tahame, et kodanikukaitse edeneks. Aitäh! Eetriväliselt.